Tervist kõigile, ma olen Stanislav ja tere tulemast mu järgmisse Premiere Pro õppevideosse. Tänase õppetunni raames monteerime kokku ühte reklaamvideo, mida me oleme siis ühe õpperühmaga filminud ja see koosneb mitmest etapist. Esimene on siis materjali importimine, sorteerimine, montaaž, helindamine, mis on väga oluline osa ja viimane asi on siis värvikorrektsioon. 5 etapist koosneb projekt ja soovitan teil natukene varuda aega ja kannatust, sest selle projekti kallal kulub natukene aega, et see saaks valmis. Aga alustame montaažiga ja liigume Premiere Prosse. Esimesena asjana, kui me oleme avanud Premiere Pro, siis me näeme New Project ja Open Project vasakul üleval nurgas. Nende vahe seisneb selles, et New Project loob täitsa nullist projekti ja Open Project aitab teil kuskil teie arvuti avarustes leida selle projekti. Muidugi, kui teil on see projekt kas arvutis või kõvaketas külge ühendatud, siis siia tekivad list viimastest projektidest. Ja kuna me loome selle projekti esimest korda, siis vajutame New Project. Kirjutame siia mingi loogilise nime, see on selle eesmärgile, et kui me pärast tahaks arhiivist tõsta või üles üldse otsida, siis ütleme, niisugune õige faili nimetus aitab sel kiiremini leida. Nii, kirjutame siis siia raamatukogu rööv ja reklaam. Nii. Valime ka selle projekti asukoha. Nii, braus ja desktop. Ja tegelikult oleks mõistlik teha niimoodi, et me loome ühise kausta ja selles kaustas on projekt, materjal ja kõik, mis hakkab olema sellega seotud. Nii, siis täpselt samamoodi kirjutame siia raamatukogu rööv, reklaam, läheme siia sisse, new folder, projekt, seejärel materjal, muusika ja graafika võib ka olla, aga ma arvan, et hetkel ma ei ole kindel, kas me lisame. Et siis, kui hakkame lisama, siis me tekitame siia veel ühe folderi ja paneme projekti, save. Ja nüüd on great, selle ma skipin mööda. Nii, lühidalt öeldes, kuidas näeb välja Premiere Pro. Ta koosneb mitmest aknast, nii nagu kõik Adobe tooted, näiteks Illustrator, Photoshop ja neid aknad on võimalik liigutada ühest kohast teise ja samamoodi muuta suurust. Suurust on võimalik meil muuta, kui me võtame 2 akna vahel olevast joonest ja tõmbame hiirega. Täpselt samamoodi see. Järgmine, kui me läheme siia selle nime kohale, siis meil on võimalus seda akent liigutada kuhugi mujale. Kui me läheme siia akna sisse, keskele, siis lastes lahti, tekitab ta meil nagu new tabi. Kui aga me läheme selle akna kohale ja valime välise perimeetri, siis ta ei tekita meil new tabi, vaid ta lükkab selle akna eemale. Nii. Ja kui me tahame selle akent kustutada, siis läheme siia selle koha peale ja close panel. Nii. Ja kui me tahame näiteks selle akent tagasi kutsuda, siis Windowsi all on olemas kõik need samad aknad. Et kui ma ütlen, et nüüd läheme selle aknasse ja teil seda pole, siis te lähete kiiresti siia, kutsute selle välja, näiteks, ma ei tea, võtame eventsi. Võtate selle nimest kinni ja lükkate selle siia. Ongi kõik. Nii. See on siis lühidalt öeldes, mis puudutab aknaid. Siin esimene oluline projekti aken,
siia me importime kogu materjali, mis meil on see siis muusika, heli, video, Photoshopi failid, kõik, mida me projekti jaoks valime, võime siia sisse tõsta. Eks siis see on meil nii-öelda väikene ladu. Effect Controls aitab meil siis peale seda, kui me oleme valinud mingisugust efekti, seda seadistada ja samamoodi, kui valime mingisuguse videoklipi, aitab meil see natukene seda korrigeerida, näiteks rotation, scale või position. Nii, järgmine on efekt. Events meil ei ole vaja. Ja siukene nii-öelda akna välimus võiks olla. Selle efekti võib-olla tõstaks siis natukene ettepoole, sest loogika on siukene, et projekti aken, valime efekti ja siis efekti ka töötame. Nii, teine pool võiks olla niimoodi, et siin on nii-öelda source ja program monitor. Source on sisuliselt seotud projekti aknaga, et kui meil on siin mingisugune materjal, siis me klikime siia 2 korda, siis me saame seda läbi vaadata. See on sisuliselt mingis mõttes nagu player. Program monitor on siis seotud nii-öelda selle timeline'iga, et siin me näeme lõpptulemust. Ja ma panen ta tavaliselt ühe akna alla just selle mõttega, et siis me säästame natukene ruumi. Ja järgmine aken on siis nii-öelda timeline, ehk siis kui me oleme tekitanud sequence, ehk siis see sequence, kui me oleme selle projekti aknas 2 korda vajutanud, siis ta avaneb timeline'is. Nii. Ja siin on võimalik, mitte siin on võimalik, vaid siin kohe kindlasti toimub nii-öelda kogu selle protsessi montaaž. Ja siin on siis audiomeeter. Hetkel meil võib-olla seda praegu pole vaja. Nii, teeme siis niimoodi, et impordime sisse. Mul on siin juba eelnevalt filmitud materjal. Ma vaatan nii, et nagu näete, kui ma kopeerisin kogu selle materjali, siis ma andsin ka mingi loogilise nime, et kaart 1, kaart 2 ja 3 ja nii edasi. Ja nüüd ma tõstan kogu selle kupatuse siia Premiere Prosse. Te võite teha niimoodi, et võtate selle selekteerinatuna kõik koos, lähete siia ikooni peale, ta pop-upib ja tõstame siia üles. Nii, ootame natukene. Et samal ajal ta impordib sisse, võrreldes DaVinciga on see tunduvalt aeglasem ja samal ajal käib ka nii-öelda see audiopiikide nii-öelda renderdamine. Et DaVinciga on niimoodi, et seal see toimub kõik üsnagi kiiresti. Nii, ma nüüd tahaks tõsta kogu selle kupatuse nii-öelda ühte folderisse jällegi selekteerituna. Lähen siia selle folderi ikooni peale, ta on siis asub nii-öelda projekti aknas. Kui seda pole näha, näiteks olukord on siukene, et kui mõnel on näiteks väikene ekraan või keegi töötab läpakas, siis või ütleme, et kokkuhoiu mõttes on niimoodi, siis tõmmake see lahti, tõmbame siia kohale ja nimetame siia näiteks materjal. Nii, järgmisena me loome sequence'i, kui vajutame siia sequence'i peale, settings, siis 25 kaadrit sekundis, Full HD ja paneme näiteks siia must, et kogu materjali siis tõstame siia ja siis siin hakkame sorteerima. Ja siis me pärast hiljem tulevikus loome ka uue sequence'i, kus on nii-öelda see final editing hakkab toimuma, siis peale seda me mustas kopeerime kõik sorteeritud materjali nii-öelda selle puhta sequence'i sisse. Nii, ja ma arvan, et see on okei. Ja selle ma tõstan ka folderisse ja panen siia sec, ehk siis lühendina sequence. Nii, hakkame siis pihta, tõstame esimese materjali. Vaatame, mis meil siin on. Nii, hetkel on ta filmitud nii-öelda HALis formaadis, et kui me joome lõpuks üks moment värvikorrektsiooni juurde, siis me peame lisama siia luti ja siis natukene seda vajadusel kas white balance'i korrigeerima. Nii,
Läheme siis edasi. Kaart 2. Nii. Kui ma tahan korraks selle kogu timeline'i muuta suuremaks, siis ma lihtsalt vajutan siia nime koha peale 2 korda. Nii. Ja ma näen, et siin on, esiteks ma kustutan selle tühimiku, vajutades hiirega siia peale ja delete. Ja ma vaatan, et tegelikult meil on hästi palju helikanaleid. See on FX6 eripära, et ta salvestab mitu helikanalit korraga. Siis Altiga me selekteerime ainult audiofaile. Muidu vastasel juhul, kui sa lihtsalt selekteerid, siis ta selekteerib kõik. Aga Altiga ta laseb sul ainult konkreetselt kas videod või siis konkreetselt audiokanalid ja siis sellega. Nii. Me teeme selle eesmärgil, et meil ei oleks projektis liigselt segavaid faktoreid. Et kui me hakkame lõpuks mingit sorteerima ja kokku monteerima ja hakkame üksteise peale neid blokke või treppe laduma, et siis need helikanalid on pigem segavad asjad. Nii, siis samamoodi selekteerin selle alumise helirea ja tõstan ta ülesse. Kindlasti peab olema see snapping sees. Muidu, kui ta teil ei ole sees, siis on niisugune jama, et me võime kogemata tõmmata ta veits viltu ja siis ta on sünkroonist väljas. Panen Ctrl-Z. Nii. Ja vaatan kaart 3. Täpselt samasugune asi. Hoiatan ette, et me tegelikult ei filminud arvatavasti kogu selle reklaami järjekorras. Nagu näha, et siin on kaart 3, aga see osa on tegelikult algusesse vaja panna. Nii, vaatame. Ja siin on meil üks helikanal, aga siin me paneme tähele, et miskipärast ta koosneb 2 helireast. Ehk siis tal on panoraam vasak ja parem. See tähendab seda, et kui me praegu peaksime kuulama, siis me kuulame kõrvaklappides seda ülemist siinpool ja seda alumist siinpool kõrvaklapis. Me võime seda teha niimoodi, et oleks kõik keskele. Siis ma vaatan, kas me läheme, võtame siis audio, mitte see, vabandust. Kohe ma vaatan selle. Nii, Clip Mixer. Nii, okei. See on üks võimalus, kui teil on näiteks tõmmatud nagu siin. See võib olla näiteks, olgugi et soolo, ta võib olla paremas või vasakus kõrvaklapis, et teil võib olla niisugune olukord, siis te tõmmate ta keskele siit niimoodi 0-st. Nii, hetkel ma ei ole seda kuulanud. Ja kuidas me lahendame seda, et see sama kaamera, kui selle me filmisime FX6-ga, siis see on filmitud Sony A1-ga. Ja me kasutasime 2 mikrofoni, millel on siis üks vastuvõtja ja see vastuvõtja jagab 2 mikrofoni stereosse, paremasse ja vasakusse. Siis me saame tõmmata, kustutame ära, läheme siia projekti aknasse ja parem hiireklikk ja Modify Audio Channel ja tõmbame nad monoks ja paneme 2 helikanalit. Ehk siis mono on sisuliselt siin antud olukorras sirge. Nii. Okei, ja nüüd tõstame. Nüüd, kuna ta on mono, siis ta paneb meile 2 helireale. Nii, ma arvan, et siin me saame kustutada ära selle, sest kes minuga filmist teab seda, et see on sisuliselt vaja pärast muusikasse panna koos efektiga. Nii, ja vaatame, mis siin on. Nii, siin on siis suured plaanid. Nii,
ja ma annaks sellele Sonia ühele teise värvi, et edaspidi meil on nii-öelda kergem nii-öelda orienteeruda, mis materjal on. Paneme näiteks, ma ei tea, võtame blue. Nii. Ja nüüd hakkame sorteerima. Ma panen tagasi selle snappingu sisse. Nii. Ma lõikan sellega niimoodi, et enne kui me üldse hakkame mingit nii-öelda montaaži tegema, siis ma näitan teile ka mõningad shortcutid. Shortcutide alla läheme siis, kui on Ctrl-Alt-K, siis pop-upib või siis teine võimalus on nii-öelda edit ja nii-öelda keyboard shortcuts. Siin on näha ka see Ctrl-Alt-K. Nii, add edit. Meil on see täht. Siis järgmine on siis nii-öelda ripple. Nii, see peab olema, see. Ja siis to play head. Nii, ehk siis eelmisest on siis ripple, trim ja siis add edit. Nii, ma korra seletan, mis üks teine asi teeb. Add edit on lõikab ja siis me saame kustutada. Nii. Kui ma tahan timeline'is nii-öelda zoomida, siis ma võin Aldiga minna. Nii. Nii, oletame, et see on nii-öelda pimeduses, kus nii-öelda slider liikus, nii-öelda kulus väga palju aega. Siis ma tahaks natukene alustada seda varem. Umbes siit, siis seesama nii-öelda to play head tähendab seda, et sul on nii-öelda vasak osa, seal, kus on see timeline indikaator ja siis ta võtab selle ja tõmbab siia. Sisuliselt sa oleks pidanud tegema nagu siukse liigutuse. Selle nii-öelda to play head teeb ainult nii, ongi kõik. Paneme käima nii-öelda space baariga play ja stop. Nii, ja siiani. Me võime teha nii, et kas liigutame selle nii-öelda parema külje siia poole või siis kasutame juba õpitud shortcuti, aga meil tekib siis siia väikene tühimik. Siis me kasutame järgmist nii-öelda shortcuti, see on ripple, trim to play head ja shift V nii-öelda loob siia ütleme niimoodi, et ta kustutab selle parema külje ära ja siis järgmise selle faili tõstab ka järgi. Nii. Käime läbi kiiresti. Nii vaatame, missugused klipid sobivad. Et selles mõttes te võite sorteerida niimoodi, et te kustutate nii-öelda kõik ebavajalikud osad ära või siis teine võimalus on sorteerida, kui me lõikame ja tõstame parimad nii-öelda palad, nii-öelda kohad ülesse. Nii. Siin tuli see natukene kiiresti, siis me vajutame shortcuti N, ta muudab kuju ja meil on võimalus minna siia 2 klippe vahele ja siis liigutada seda lõiget. Näiteks paneme siit. Ja, siin on täitsa okei. Ja tagasi V-tähe peale, siis on see noole kujuline ikoon ja selle noole kujulise ikooniga võimalik siis selekteerida faile ja liigutada siin timeline'il. Nii, cut, tõstame ülesse. Nii, ma käin kiiresti läbi. Siin on tehtud mitu teiki. Lõppude lõpuks te olete ise peremehed ja otsustate ära, missugune see teik on kõige parem. Nii, toimus siin ka väikene valgus asukoha muutus. Vaatame. Nii, siin on. Ma käin kiiresti selle läbi. Et kui vaja pärast need lõiked parandan ka. Et esimeses etapis üldse lõikame välja kõik, mis
nii-öelda üldse sobib montaažiks. Sest me mitte kunagi ei tea, kas me kasutame selle nii-öelda faili esimest või teist poolt. See on niisugune suht niimoodi üksluine töö, et tavaliselt ma armastan nagu siia muusikat alla panna ja siis muusikaga näiteks sorteerida. Mida ma tahaks rääkida siis muusika kohta on nii, et tuleb leida siia vastav ka nii-öelda muusika, ükskõik kus te seda otsite. See on nagu teie asi, et võite YouTube'ist, võite leida mingisuguse näiteks tasuta nii-öelda veebilehekülje, kus on võimalik nii-öelda alla laadida. Mul on see juba üles nii-öelda leitud, ma impordin ainult sisse. Ta mul, korra vaatame, ta mul on juba projekti sees. Nii, materjal, heli ja korra vaatan. Kaks korda klikites tõstame selle me siia nii-öelda source'i ja siin saame läbi vaadata. See on piiksutamine, see on juba heliefekt. Nii, okei, siin on see muusika. Siis kui see muusika on liiga vali, siis me saame teha niimoodi, et parem hiireklikk ja audio gain ja klikites siin set gain to näiteks -25, saame reguleerida seda helinivoo. Nii, mul on see pandud shortcuti all nii-öelda G-täht ja siis panen näiteks -16 ja panen siin nii-öelda selle audio riba peal ka selle loki, et siis kui ma näiteks selekteerin, siis mul ei ole seda võimalust ja siis ta ei lõika ka. Nii hakkame nii-öelda sorteerima. Ma ei võtaks seda just sellepärast, siin ei ole seda, et ei tule nagu pimedusest. Nii, muusika lõppes, siis ei ole midagi hullu, vajutan Ctrl-C ja panen, siia ei tohi enam, ma viin selle audio rea alla, Ctrl-C, nii. Ja aldiga, kui me näiteks, ütleme, kui me selekteerime selle kogu kubatuse ja aldiga me saame siis kopeerida. Nii. No. Nii, ja panen selle lokki, ehk siis nüüd midagi ei liigu. Nüüd hakkame sorteerima. Niisugune märkus ka veel lisaks, et kui te soovite mingisuguse tööriistale või käsule anda shortcut, siis me läheme siia keyboard shortcutsite alla ja leiame näiteks konkreetse näiteks cut'i. Vabandust, mitte cut'i, add edit. Ja siin on võimalus selekteerida siia peale, vajutame X-i ja algul tundub see natukene ebaintuitiivne, et kuidas ma nüüd selle uue shortcut'i loon, siis siin ei ole mingisugust lahtrit näha. Ma vajutan siia nii-öelda tühja koha peale nii-öelda ja siis vajutan C. Nii. Ja ongi kõik. Vahepeal ta võib anda mingisuguse vea teada või siis errori või notificationi, et niisugune shortcut on juba kasutusel. Et selles mõttes te peate olema ettevaatlik, et kui te valite siia selle shortcut'i ja siis eelmise, kui see on kuskil juba nii-öelda siin klaviatuuril juba eksisteeriv shortcut, ta kustutab ära. Ja samamoodi siin on ka näha sellel näiteks kui me vajutame siia Shifti, siis me näeme ka, mis shortcutid siin on. Te võite neid shortcut'e otsida näiteks kuskil netiavarustes
õppevideodes YouTube'is või siis näiteks küsida isegi ChatGPT käest, mis on ühe või teise tööriista shortcut. Nii. Lõikan selle ära. Enda mugavuse jaoks ma lisan veel ühe või lülitan sisse ühe funktsiooni, see on selection follows playhead, mida see teeb, et seal, kus on see timeline indikaator, ta selekteerib automaatselt. Ehk siis nüüd, kui ma hakkan liikuma, nii, ja siis kohe ma tõstan ta ülesse. Et mul on praegu nüüd kõik shortcutid alla, muidu vastasel juhul ma oleks pidanud lõikama selle, oletame niimoodi, nii, selekteerima ja siis niimoodi. Tõstma üles. Nii, vaatame, mis siin on. Nii, antud projektis me salvestasime kahte mikrofoni teise kaamerasse. Kuna meil ei olnud heli salvestajad kaasas, siis me panime kogu selle heli A1. Nii, siis ma natukene märgin endale ka siin. Siin on arusaadav, et praegu ma ei sorteeris, ma lülitan selle välja, muidu võib-olla see hakkab segama. Nii, kuna ma näen, et tegelikult siin on väga imelik nurk, see tähendab seda, et siin see on heli. Vaatame. Siin on mingisugune väikene fail, selle võib kustutada ära. Nii. Vaatame, kui kaugele see kõik ulatub. Ja. Ja me näeme, et siis mõningad inimesed on kaadris. Nii, see tähendab, et see kogu see osa on heli ja siis see ka. Ja selle ma tegelikult ka värviks üle, label ja yellow. Me teame, et siin on puhas heli. Nii, siis järgmine etapp oleks veel vaja seda sorteerida ja meil peaksid pluss-miinus kattuma nii, et kui meil on nii palju neid audiofaile, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi, siis sama palju peab ka olema duublit siin. Nii. Selle ma kustutan ära ja nüüd ma hakkan kuulama. Nii, siin on antud meile alguses tekkis see probleem, et kui ma andsin neile käsu, et nüüd võib tulla, siis nad olid ukse taga ja nad, kuna uks on nii helikindel, siis nad ei kuulnud seda käsklust. Nii ma vaatan korra. Aha, siin on näha ka, et üks õpilane annab neile teada, informeerib nii. Nii, vaatame siit. Siit nad tulevad sisse. Okei, ja jooksevad kaadrist välja. Nii, väga hea. Tegelikult siin on see üks probleem, et ma tõstan ta küll üles, aga nad ei jooksnud kaadrist välja. Minu soov oli see, et nad oleks jooksnud kaadrist välja. Nii, läheme edasi. Nii, siit. Ja nüüd jooksevad ilusti. Nii, väga hea. Selles mõttes, et mina seda väga ei kuula, sest ma juba heli selle nivooga või helinivood vaadates saan aru, kus nad tulevad sisse. Nii. Ja üldiselt on niimoodi, kui ma sorteerin välja, siis viimane duubel on alati kõige õnnestunum. Nii, ma vaatan korra, kas siin on mingisugune äpardus juhtunud, et
Ja, okei, selgitan selle nii-öelda osa kohta niimoodi, et meil on hetkel praegu, vaatan korra siit, ja me lõime sequence'i, mis on nii-öelda HD-s ja osa materjal võib tulla nii-öelda Full HD-s ja 4K-s. Ja kui me alguses filmisime HD-s, siis ta nii-öelda fitib kogu selle compositioni. Kui aga ta on nii-öelda 4K-s filmitud ja me tõstame selle Full HD sequence'isse, siis ta nagu seesama videofail läheb natukene sellest compositionist üle. Et siin on ka see näha, et siin on Full HD ja siin on 4K. Siis selle nii-öelda päästerõngas on see, et ma vaatan, kuidas siin on filmitud. Jah. Siin on nii. Ja tundub, et ka kogu materjal alates siit, kus me märkasime seda. Ja siis me selekteerime kogu selle siit kupatuse, paarime hiireklikk ja scale to frame size ja nüüd ta fitib. Ja kui me võtaksime mingisuguse videofaili, siis on näha, et seesama nii-öelda videofaili see nii-öelda piir läks täpselt selle compositioniga. Nii. Kui me tahame näiteks selle akna suurust muuta, siis me võime lihtsalt scrollida hiirega sisse, hiirerullikuga või siis nii-öelda paneme siit fit. Nii. Nii, vaatame, mis siin jooksevad ära. Kas siin on vist ebaõnnestunud duubel või? Kuna ma kuulan nii-öelda konkreetselt kohta, kus nad räägivad, siis võiks selle nii-öelda helinivoo tõsta natukene madalamale. Siis ma selekteerin kõik need audiofailid siin, vajutan nii-öelda audiogeeni peale ja panen näiteks -26. Ma panen selle suht tunde järgi, et ja panen siia nii. Okei, see võib-olla ei olnud kõige õnnestunum. Ma korra vaatan, nii, tuli meelde. Me tegelikult filmisime, kuna me filmisime nagu praegu üldplaanis, siis me läksime ette ruttavalt filmima ka suurt plaani. Tegelikult kahe selle üldplaani ja suure plaani vahele me paneme raamatukogu nii-öelda töötajad, kus ta ütleb, et tasa. Siin on, see on ju nii-öelda raamatukogu, et siin peab olema nii-öelda vaikus. Nii. Siin on väiksed juhtnöörid. Nii, alustame siit. Nii, tõstame ülesse. Nii. Ma tõmban shiftiga ja hiirerullikuga selle helinivoo lahti. Nii, kui ma siit ei kuule, siis vajutan G-tähe ja panen näiteks 15. Alustame siit. Ja siit jooksevad välja. Nii, cut ja lüütan selle tagasi sisse. Ma tõstaks kogu selle kupatusel ülesse heli, et ma saaks kuulda midagi üldsegi. Nii, jooksid välja. Nii. Nii, mulle meeldis selles osas, kuidas ta patsutas õlale. Ja ma arvan, et see ongi see, nii-öelda, mida me pärast nii-öelda kasutame. Nii. Nii, siin meil läheb natukene aega. Kuna ma siin seadistan seda valgust
Nii, siin nad jooksevad. Siin me juba filmime tegelikult juba suht viimast stseeni, et meil nagu ei ole kõik nagu järjest. Nii. Ma arvan, et seda ei võta. Vaatame siit. Nii. Korra vaatan. Mulle ei meeldinud see osa, kus nad läksid ära, et nad oleks võinud jääda ka sama koha peale. Nii. Nii, okei, selle tõstan üles. Nii, siin on piiksutamine. Nii, ja siin ta ütleb, nii, pärast siin lisame selle helinivoo üles, muidu ei ole üldse midagi kuulda. Nii, teine duubel. Nii, vaatame, mis siin edasi jookseb. Nii. Nii, ja see on see koht, kus nad peale kui nad ütlesid või jooksid ära kaadrist välja, siis siin nad jooksevad siis mingi õpilase juurde ja üritavad varastada raamatu. Nii, siin, no me võime selle küll tõsta üles, aga ma ei usu, et ma kasutan. Nii. Nii, katt. Ja. Nüüd on teine inimene. Nii. Nii, tõstan selle üles, kontrolli seti. Tahaks öelda ka seda, et need samad õpilased vahetuvad rolli ja tegelikult see sama inimene istub, see sama inimene, kes mängib õpilast, kes röövib, on tegelikult tema ja vastupidi, et see, kes röövib, pärast istub siin. Et nad võtavad lihtsalt mingi ülemise jaki või pusa ära ja siis juba on aru saamatu, kes on kes.
nii, võtame siit. Nii, täitsa okei, aga lõpus, ütleme nii, et lõpus emotsioon väga ei olnud see, mida ma oleks ootanud. Nii, vaatame korra. See on juba vähe parem. Nii, väga hea. Ja see on siis sisuliselt viimane kaader. Siin ma selekteerin heli ja siin on oluline osa see, et see fookusemäng oleks õige. Ma teen selle natukene suuremaks ja hakkan vaatama. Nii, natukene halb, hüppas ära. Siin on see probleem, et kui filmida kaameral ja kaameral on see funktsioon, see face detection, siis siin on näod peale, et siis ta hüppab see fookus tagasi kiiresti. Nii, jah, jälle jama. Ma arvan, et see on vist, kuigi mulle tundub, et see on, vaatame korra. Siis selekteerime ja kustutame ära selle lõike. Nii. Tundub, et antud hetkel see fookus on kõige parem. Tegelikult meil on vaja siit kuni siit siiani. Okei. Me teeme niimoodi, et jah, jätame selle siia. Siis vaatame. Me võtame nüüd mingisuguse osa siit, kus ta lehitseb. See ongi see kõige algus. Nii. Ma võtan selle mobiili. Ja võin ka valida mingisuguse rahulikuma koha. Nii, siis on tema peal. Ta siin midagi. Nii. Ma võtan see, kus ta niimoodi mõtleb. See on ka huvitav koht nagu. Siis ma filmisin nagu igaks juhuks, aga ma ei usu, et me kasutame seda. Ma võin sorteerida välja. Et te võite katsetada ja lisada seda montaaži ja vaadake, kas see jääb asjakohana või mitte. Ja täpselt samamoodi selle kaadriga. Nii. Niimoodi. Et nüüd ma teeks väikse asja nii, et näiteks kogu selle ploki, kus nad jooksevad sisse. Ma värviks ümber. Ja see on just selle eesmärgile, et mul on pärast nagu kergem nagu mingit asju nagu välja võtta. Nii, label. Rose. Siis vaatame, kus. Ja tõstame natukene siit ka eemale. Et ma tõstan selle A-tähega, see on nagu default shortcut. Ja siis on võimalik kogu selle kubatuse edasi tõsta. Aga olge ettevaatlikud sellega. Nii. Label. Ja näiteks iris. Ei, see on sama asi. Label ja võtame siis näiteks yellow. Ei, yellow meil on tegelikult see sama helifail. Brown, ja sobib. Nii, vaatame siis siit. Siin ma ei võtnud midagi välja, sest ma juba nägin, et siin on hästi palju prahti sees. Nii, vaatame, siin,
siin, nii, selle tõstame eemale. Ja siis meil on kergem nagu selekteerida kiirega. Label ja näiteks green. Siit ja siit läheme edasi. On. Siis siit. Muidugi ei pea kõik nagu need värviliseks tegema. Lihtsalt panete sinna, kus on nagu need võtmekohad teie jaoks. Kuna mul neid labelid jätkub siin ja nad on piisavalt eri värvidega siin, siis nii, ja selle ma tegelikult lülitan välja, sest ma juba tean, et ma ei kasuta seda. Nii, meil on sisuliselt niisugune olukord. Meil on heli. Meil on nüüd iga location või nurk oma labeliga, värviga ja ja salvestan selle projektiga vahepeal ära. Peale seda, kui meil on kogu materjal sorteeritud, siis me teeme selle sequence'ist koopia ja seal selle sequence'i sees juba valime välja kõik puhtad kaadrid välja. Nii, ma nimetan selle ümber nii puhas, tõstan ta siia tagasi. Nii, võetan 2 korda, siis avaneb sequence, selle panen ristis kinni ja nüüd ma valin välja ainult videofailid, aga mitte aldiga, vaid ta peab olema selekteeritud ka see audio. Ehk siis ma lähen siit selle esimese videotracki peale, selekteerin ettevaatlikult, nii et ma ei haara seda ülemist riba ja Shift ja Backspace. Ehk siis see on sisuliselt Ripple Delete. Nii. Selle me võime kustutada ära. Nii, siis ma teen niisuguse asja, et selekteerin kõik. Edit, nii leian üles selle, siin sequence vabandust ja close cap. Nii, ta ei tööta meil sellepärast, et meil on siin audio track ja selle me tõstame korraks eemale ja see close cap sisuliselt teeb meile nii, et kustutab kõik tühimikud ära ja nüüd me võime selle liigutada siia edasi. Me võime teha niimoodi, et me vajutame A, aga peale A-d tekib see niisugune select track forward ja siis hoiame Shifti peal, siis ta selekteerib ainult ühte tracki, kas on siis video või audio. Nii. Nii, ja liigutame selle siia ja lukk peale. Nii, nüüd me võime teha niisuguse asja, et vaatame, mis järjekorras see on kõik filmitud. Me võime tõsta viimase klipi ülesse. Just selle mõttega, et ma tean, et viimane duubel on kõige paremini välja tulnud. Siin on täpselt samamoodi. Siin on ka. Siin ma ei oska veel öelda, siin ma pean vaatama. Kuigi võib-olla jah, võime kasutada küll, ma arvan, ja siis siit ka selle. Nii, selle ülesse. Ja siis selle ka ülesse. Nii, vaatame, mis siin on.
vot ma ei tea, iseenesest mulle meeldib see kaader, aga ma ei tea, kas ma tahaks kasutada antud olukorras enda reklaamis. Nii, selle ma siis ka kustutan ära. Ja sisuliselt on jäänud ainult puhas materjal ja siis see. Nii, siis ma loon veel ühe koopia ja siis teen niimoodi, et 2 ja selle panen 1. Nii, ja selles 2 juba, selle panen ristid kinni, kustutan kogu selle kupatuse siit ära. Nii, ja tegelikult ma võin jätta ainult ühe muusika. Nii. Nüüd meil on järgmine etapp ja meil on vaja see puhas heli sünkroniseerida selle videoklippidega, mis me valisime hetk tagasi välja. Ja tegelikult on maskis, siis mul on ükskõik, kas ma saan synklipsi või mitte. Võib olla nii, et ma valin mingisuguse huvitava dialoogi, kus oli emotsiooni. Nii, ma arvan, et see viimane ka sobib. Nii, vaatame, kas see on võib-olla ka selle oma, arvatavasti vähemalt heliriba järgi tundub nii olevat. Vaatame. Nii, okei. Siis ma teen siia koti ja siin ma kustutan kõik eelmised klipid ära. Ja tegelikult selle testi nimetame selle ümber Final Edit. Nii, salvestame ära. Nii, siis selekteerime Aldiga selle audio ja siis paneme hiire click enable, ehk siis meil on see klipp välja lülitatud. Nii, liigume edasi. Tõstan ta üles siit. Vaatame, mis siin salvestas. Siin tundub nagu veits puhtam heli. Vaata, mis siin on. See on juba teine asi. Nii. Selle tõstan eemale. Et ma arvatavasti võib-olla kasutan ainult seda. Nii, vaatame, kuidas siin on. Nii, ma selle lülitan välja. Nii, ja siit niimoodi. Vaatame, mis siin on. Nii. Okei, siis selle kustutan ära. Liigume. Korra vaatan. Tegelikult siia võib dubleerida Aldiga. Ja paneme siia paika. Et võib-olla ma ikkagi lõpus teen plaani suuruse muutuse ja kasutan konkreetselt seda, selle kustutan ära. Nii, vaatame, mis siin on. Siis F4. Nii, läksid välja. Nüüd siia vahele peaks tulema see, korra ma vaatan, see sama, aga alguses võtame siit. Järgmisena meil oleks vaja leida see heli, siis kus ta ütleb vaikust, siin on see rööv ja lõpukaader ja tegelikult selle me võime
panna siia algusesse, siis selle me paneme siia vahele, siis siin selle me tõstame siia ja tegelikult meil on suht õige järjekord. Nii, selle tühimi kustutame ära ja vaatame siis üle korra selle. Nii, see on korras. Nii, siis tõstame siit heli ülesse. Nii, siin pole nii-öelda korralikku heli. Nii, tuleks siis sünkida sellega. Nii, väga hea. Leidsin selle õige heli. Paneme siia. Kuulan, panen korra soolo siia. Näiteks kuulsid, panen siia markeri ja vaatan, kus see on ka ülemises. Nii, kuulsid siin. Nii, ja siis kui mul on pandud markerid M-tähega, siis sisuliselt mul on süngis, selle lülitan välja ja kuulan. Nii, ma korra kuulan, kas jah, okei, et meile piisab ühest helikanalist ja ma tõstan selle ülesse, mingi 9 peale vaatame. Nii, ja siiani. Nii. Ja nüüd leian sellega. Ma arvan, et see on vist see. Korra kuulan, selle lülitan välja. Siia panen soolo. Nii, see siiani ja selle lülitan välja. Nii. Ja ma vaatan korra, mis heli on siin üldsegi. Tõstan selle ülesse. Jah, okei. Selle võib kustutada ära. Ja meil on praegu vaja teha nii, et selle ma kustutan ära, kontrollin üle, kas on õige heli. Jah, okei. Võime selle tõsta ülesse. Selle ka tõstame ülesse. Ja vist on okei. Nii, me võime selle grupeerida. Selekteerime need klipid, mis me tahame omavahel kokku ühendada. Ja grupp. Paremiiri klikk, grupp, nii-öelda grupp ja grupp. Nii, ma kontrollin üle, et mis meil puudu on. Meil on see puudu. Jah, et siis päraspoole selle leiame üles, kus see õige asub. Nii, teeme siis selle efekti, aga see efekt peab siia tulema. Ja meil on tegelikult, ma praegu panin tähele, et kas see puudu, ehk siis see ja see, meil tuleb pärast üles otsida. Nii, aga siis teeme niimoodi, et nii. See võiks olla nii, et me paneme üksteise peale ja iga sekundi tagant tuleb uus kaader otsa. Nii, tõstame selle siia. Nii, võtan siit siiani
ja see praegu võib ära jätta. Nii, ja siis 2 sekundi peale ka. Ja siis 3. sekundi peal kustutame kõik, mis jääb paremale poole. Et selles suhtes me saame selle trim to play head kasutada niimoodi, kui meil on konkreetselt videotrackid selekteeritud. Nii, vaatame, kuidas tead. Nii, meil on vaja nüüd siia maskingu teha. Et selleks läheme Effects Controlisse, siis siin me opacity, kus on, vajutame siia maski peale ja üritame nagu pen tooliga ilusti minna. Nii. Kui vaja, me saame neid liigutada. Vaatame, et kõik nagu sobiks. Nii, ja lisame väikse federi, ehk siis nii, et ta nagu sulanduks ühte või teisse. Nii. Ja need punktid, mis jäävad siia nagu raamist või compositionist väljaspoole, tõstame natukene eemale. Muidu vastasel juhul meil tekib siukene siia äärde halb feder. Nii, ja proovime siit mäskida. Samamoodi selekteerime selle klipi, Effects Controls ja Opacity ja Pen Tool. Võib-olla läheme siit niimoodi. Pärast me kõike neid seadistame. Väikene feder peale. Nii, ja selle üles poole. Nii, vaatame korra. Nii. Nii, ops. Väikene praak. Ma näen siit, et siis võib-olla ma tõmbaks selle teise federi. Vaatame korra, kas meil suht siia ligi ja selle niimoodi teeks. Et vähem seda moonutust siin näha. Ja tuleb vist ka teha siit ülevalt poolt. Nii. Kui mina monteerisin kokku selle reklaami DaVinci, siis seal on mugav see, et sa saad igat telge, ehk siis punktist punktini tõmmata selle federi laiust. Ja me siia nüüd tekitame. Jah, see on täitsa okei. Ja vaatame korra siit. Ma korra tahaks vaadata, kas neil on mingisugune klipi osa, kus neil peaks olema niimoodi nagu keskele need pead. Sest kui ma praegu põrkan, ta pea hüppab ühes kohas teise. See ei ole nagu suur viga, aga selles mõttes, et ideaalis oleks võinud. Ja täpselt samamoodi ta hüppab siit siia. Nii. Ja mask feder, selle natuke rohkem teen. Ma korra tõmban selle ja vaata, kas neil on mingisugune match. Vot see osa võib olla isegi. Vaatame korra. Ehk siis te ise otsustate, mis teed pidi te lähete, et kas te valite nagu parima kaadri, aga ei matchi montaaži poolest, et need pead oleksid ühte pidi. Nii, ma panen vist niimoodi siit. Nii, vaatame korra. Jah, nii. Nii on vist okei. Nüüd ma panen need iga sekund, 2 ja see 3. sekundi peal. Nii. Nii ma kohandan need maski asjad, et kuna ta on juba siin pool, siis me võime selle tõsta siia. Nii, okei.
ja vaatan korra ka siin, kuidas on liiga palju federit lisatud. Nii. Nii, vist on okei. Selle löön siia kokku. Ma võtan ka siit muusika. Ctrl-C, Ctrl-V, kopeerin ja lisan siia sisse. Selle võin kinni panna. Ja oluline on see, et see toimub ka täpselt rütmi. Tegelikult selle ma võin panna nii, et kuskil -5. Nii. Ja siis siiani. Nii. Nüüd teeme väikse lõike selle muusikale cut ja siis lähen siia täpselt keskele ja parem hiirekliki ja apply default region, et see on siukene sulatus. Et kui näiteks meil toimub siin dialoog, lööme need tühimikud ka kokku. Et ka seal, kus on see tühjus, et seal võiks nagu muusikat üles tõsta. Nii, paneme selle võt siit. Nii. Nii, paneme siit uue lõike. Tegelikult ma võin teha nii, et ma selekteerin selle transitioni ja kopeerin siia. Ehk siis meil on ta ka õige pikkusega. Ja siis siit. Nii. Kuna ma vaatan, et siin ta pöörab, siis siin ta võiks olla täpselt samamoodi, jah, õiges asendis, see nägu. Nii, väga hea. Nüüd nii, siit ma lasen heli alla. Nii, siin hakkab uuesti dialoog. Nii. Läheme siia otsa. Tegelikult ma korra vaatan, selle kupatuse me lõikame lühemaks ja nad võiks alustada siit. Selle paneme lokki. Nii. Nii. Leian selle õige koha. Nii, siit siiani. Et nüüd ma teen siukse lükke, et ma võtan ja teen selle lõpu muusika järgi lühemaks. Nii, fookus muutus ja ma panen siia pärast teksti. Nii, ja tekstis te saate teha niimoodi, et vajutate
shortcuti T ja kirjutate siia Tallinna Polütehnikum parim koht teadmiste röövimiseks. Nii. Siin selles FX Controlsis on võimalik võtta lahti ja kõik on üsnagi intuitiivne. Nii kui te olete näiteks Wordis töötanud, siis siin on võimalik fonti suurust muuta ja nii edasi. Ainult selekteerime, siis ma panen joonduse keskele, fondi väiksemaks, vajutan V-tähe ja panen ta siia. Niimoodi. Ja kui me selekteerime kas vasakut või paremat osa, siis meil on võimalus parem hiireklikk, apply transition, ehk siis sisuliselt meil on väikene sulatus sees. Nii, ja siit lõikame ära vist või natukene pikemaks jätame. Võt siit, kõik. Nii, ja me teeme praegu suht primitiivselt, et selle 2 audioklipi sulatuse venitame pikemaks ja paneme ta lõike koha peale, seal kus on nagu rohkem lärmi, siis selle ülemineku 2 muusikast, ühest muusikast teise ei ole üldsegi aru saada. Nii, siia paneme ka sulatuse väikse. Nii. Vaatame, kuidas töötab. Siin me laseme alla. Mingi siin võõras heli, ma teen selle lühemaks. Nii, ja ongi asi korras. Et nüüd ma järgmisena lisan adjustment layer'i, see on selle jaoks, et kõik klipid, mis on all pool, me saaksime üheselt ka kiiresti ära värvida. Et me võime ka ühe kaupa minna, aga me lisame adjustment layer'i ja sinna sisse lisame selle Rec 709 luti. Ehk siis sisuliselt praegu, kui meil on S-Log 3-s hallis formaadis, me konverdime selle ekraani värvideks ja meil on võimalus ka eraldi siin klipi peal värvikorrektsiooni teha. Nii, selleks, et me saaksime üldse tööta värvidega, me avame akna nagu Lumetri Color ja siit leiame selle luti, ehk siis teie üks osa ülesandest oleks netiavarustes leida S-Log 3 to Rec 709 luti ja siis siin inputid kaudu browse ja linkida selle luti. Järgmisena ma loon siis adjustment layer'i ja siin siis, kus on tühi leht, valin välja adjustment layer, ok, ja tõstan ta siia. Tõmban kuni selle graafikani. Et tegelikult graafika ma võin, see tekst läheb ülesse, tõstan ta kõrgema layeri peale ja nüüd ma saan värvida kõik ühte ära. Nii, leian selle luti ja nüüd ta läks värviliseks. Nii, et enne, pärast. Nii, vaatame korra üle. Ma panen kiti, selle ma võin natukene korrigeerida. Nii, siin on väikene asi tekkinud, et kui ma lüütan selle peale, siis kõige ülemise videofaili peale, siis ma näen
vaatan, kas ma saan seda parandada. FX Controls. Nii, ja võib-olla ma selle tõstan niimoodi. Nii, võib-olla väikene korrektuur ka siit poolt. Võt nii. Vaatan üle. Jah, täitsa okei. Nii, siin seda heli pole. Siia peame lisama nii-öelda väikse sulatuse. Võt nii. Nii väiksed korrektuurid. Siis väikse sulatuse siia paneme. Siia. Võib tegelikult kogu selle kupatusele panna sulatuse nii. Ja paneme siia heliefektid. Nii. Heliefektid meil olid materjal, heli ja vaatame, see oli muusika. Nii. In-out'i, shortcutiga in-out ja siis siit IO ja siis siit tõmbame heli ribast. Ja vaatame, kus ta piiksutab. Nii, esimene siia. Nii, järgmine, aldiga kopeerin ja vist viimane ka tuleb, ei ole. Ja tegelikult võib selle ka natukene vaiksemaks teha, -9 peale, vaatame, et see oleks väga domineeriv. Nii, korras. Ja siin tegelikult peaks jätma koha, kus ta räägib. Paneme isegi võib-olla natukene vaiksemaks korra. See võib olla -6 peal. See siin me teeme paneme mingi -12 peale. Nii, nad vaatavad üksteise peale, siin võib muusika juba üles tõsta. Nii, kõik enam-vähem tühjad kohad, helis ma üritan teita muusikaga, et ei oleks mingisugust vaikust. Nii, ja nüüd meil viimasena on vaja teha nii-öelda väikene värvikorrektsioon lisaks, et hoida fookuses objekti. Näiteks, kui meil on siin konkreetne raamatukogu töötaja, siis me teeme siukse asja FX Controlsis. Me peame tegelikult enne mitte FX Controlsis, vaid nii-öelda mingisuguse ma korra vaatan. Tegelikult me saame ka siit otse teha. Nii, et teeme siit selle vinjeti, et oleks fookuses. Nii, tõmbame ta natuke keskele ja nii, ja ma vaatan korra niimoodi. Ja nüüd selle Lumetri Coloris tekib see sama efekt siia sisse. Nii, siukene asi. Ta peaks olema natukene nii, et ta ei oleks nagu vägagi nähtav. Nii, vaatame, siin on okei, siin on okei.
rohkem. Ainukene asi võib olla siia, et ma lisaks siia maski täpselt samamoodi, nagu me tegime Opacity's, aga siin selle kursi all ma pop-upin selle raamatut ja nüüd, kui tekkis Lumetri Color ja siin on see sama mask olemas ja nüüd ma kiiresti käin läbi, teie teete kodus tunduvalt korralikum kui mina siin. Nii väikse federi, et ta oleks nagu fookuses, muidu ta jääb ühte exposure levelisse. Nii, vaatame, kuidas tuli välja. Jah, ma arvan vist okei, et ma väiksed korrektuurid teen, vaata, kas on vaja pop-upida rohkem, vist on okei. Meil on jäänud leida 2 helifaili ülesse, aga selle asemel, et me leiame selle üles, proovige tõsta see helifail ülesse, ma mõtlen nagu audio level ja eksportida see välja. Teil on võimalus teha niimoodi. Või pigem ma seletan ka etteruttavalt, milleks me teeme seda, et me ekspordime helifaili välja ja siis proovige leida mingisuguse AI, mis parandab seda heli kvaliteeti. Nii, siis me lõikame selle helisid välja, in, out ja Ctrl-M. Ta viib meid järgmisse page'i peale ja siit samast valime näiteks format, leiame MP3 ja salvestame ta siia, loome uue kausta. Save, ehk siis meil on nüüd olemas asukoht, see faili formaat ja siin võime ka muuta selle nime, et näiteks lõpp. Punkt. Ja siin märgime see just konkreetse koha in Audi ja laseme välja export, ongi kõik. Et siis sisuliselt te eksportite selle helifaili välja ja tõstate ta AI-sse, töötlete ja panete tagasi. Et selles mõttes see peaks olema teile juba jõukohane. Ma lähen korra tagasi edit lehekülje peale ja siin samas on võimalik kus on programm monitor, kutsuda erinevad mingisugused käsklused välja. Vajutades plussi peale ja näiteks võtame suvalise multikaamera vaate ja tõstame ta siia ja vajutame OK. Et sisuliselt siin on mõningad funktsioonid, te võite neid uurida ja kui me vajutame siia näiteks clear in, clear out, siis see in Audi point kaob ära. Ja täpselt samamoodi teete siin ka, panete selle kindlasti ka sooloks, et eksportida ainult audiofaili, ehk siis see, mida ta räägib. Ja vaatame pärast, kuidas teil see tuli välja, kas see AI, mida te leidsite üles, kas see oli piisavalt hea töö, mida ta tegi või mitte. Ja siis järgmises õppetunnis ma leian teile need samad audiofailid ülesse ja panen siia alla. Muidugi, kui te olete juba AI leidnud ja siis tõstnud sinna selle sama halva kvaliteediga audiofaili, siis töödelnud, siis tõstate siia ja panete siia näiteks järgmise selle heli reale, trackile. Kui seda pole, siis te võite alati teha nii, et parem hiireklikk ja add track, muud ei midagi. Ja tõstate siia alla ja siis selle halva kvaliteediga lülitate välja. Nii, ja muud ei midagi, kui nüüd, kui on AI lisatud, siis eksportite seda välja ja panete MP4 formaadis mulle Teamsi. See eksportimine siis käib selle eksporti lehekülje kaudu, page'i, siit valite MP4, H264, valite selle formaadi ära ja nimetate näiteks GLT.
25, raamatukogu rööv ja nimi. Ja siia valite, kuhu te eksportite. Save ja ongi asi korras. Ainukene asi, mida ma veel võib-olla mainiks, on see, et siin video all on võimalus valida more ja kui keerite alla, siin on siis nii-öelda VBR variable bitrate ja siin te valite selle nii-öelda kvaliteedi ja vajutate export. Ongi kõik. Täna läbisime siis kõik etapid ja monteerisime kokku väikse reklaamklipi Premiere Pros. Nii et tänaseks kõik ja kohtume juba järgmises õppevideos ja head monteerimist!